No nii, pane avasõnad. Käes on augustikuu ja oleme jälle garaažis. Ongi kõik. Nii, aeg esisilda teha. Sillad ala alt ära, käänmikud kõik lahti, sillad ala, käänmikud. Lasen pritsiga üle, värvin ära. Siis lähevad uued asjad külge, uued õõtsad, pidurikettad, laagrid, rooli otsad, supportid, põhimõtteliselt kõik, mis ette läheb, koilid alla ja taha siis ostsin supportid ära, seal on kelgud veel ühed on värvimata, see mees saab kuradi lihvima hakata. Jälle? Ja ma ei tea, vaatab äkki midagi jõuab veel, tiiva peaks ära võtma, ma siin lõikasin seda 8 sentimeetrit, nii nagu striidi reegel lubab. Ostsin mingi aeg siuksed, need siia, mingid laiendid. Tuleks kuidagi kinni panna sinna, ma ei tea, kas paneb seda sama tiiva külge, võib-olla kannatab ka. Nüüd ma ei tea, ma tõstan esiotsa pukkidele, hakkan silda alt ära võtma, ehk aitab äkki. Nii palju, kui kuradi kannatab, et mutreid ümaraks ei keera. No, lase kõik. Sinu leivanumberi. Ole probleemi, kõik on ümaraks. Vot, nüüd davai. Enda poole siin lahti, kõik. Mekanik siin veel jamab. Ma abin kõik. Näid, aga Kaua läks mingi 20 minti ma ei tea, palavan. see pool. Nii, mis nüüd? No, Amort nahku vist nüüd. võta kisu need kuradi juhtmed küljest ära ja siis võta amort lahti. Ja siis see alt, see kääna. Siis lased õõtsa lahti. Siit. Ei, siit enne. See tere. See siit, ja. See on ka see meteoriit, jah. Meteoriid muidugi, ja. No nii, silla saime kätte kõik täiesti. Siit sai nüüd ära tehtud, kuna see karp sai keevitatud, siin oli üks kuradi nurk, panime veits kuradi silikoneitorit peale ja homme tõmbame mingi veits kivikat, siis homme viin need teise garaaži, pretsin ära, panin siia selle laagri võrru peale, et see võlli ära ei rikuks, stabikad üle ja sillad ala üle. Ja siis üritan ise homme ära värvida need ka vast. Siis homme on neljapäev, reedel võiks saada esisilla kokku. Ja siis on silladega üldse kõik. Ja siis äkki ma jõuan armatuuri välja veel, ma pean mõned selle keskkonsooli osa sealt kätte saama. Ja seal
kaugel ühe BMW vraki küljest võtma siduripedaali ja piduripedaali panen ka vist manu oma selle kitsama. Ja elektriline gaasipedaal on kapis olemas, siis üritan äkki selle veel külge panna. Nii, käisin pritsisin tükid ära, sillatala, käänad ja siis esimest supporti kelgud said tehtud. Stabikavardaid ma ei saanud hästi seal pritsiga teha, et ma ei tee kapis seda, siis pole väga kuskil seda nagu hoida normaalselt ja maski, see klaas oli ka just nii kulunud, et hästi midagi ei näinud ka. Ma pean tooma kruntvärvi, sest et viimast korrast sai krunt otsa, siis õhtupoole saab ära värvida need ja homme kokku. Ja ma näitan, mis ma siin vahepeal teinud olen. Mõtlesin, et proovin niisugust projekti. Ma ostsin vahepeal 3D printeri omale, tegin niisuguse vormi. Ja mõtlesin, proovin E36-le teha käigukangi nupu. Natuke jäi puudu siit seda vaiku. Proovin selle ära keermestada, ära lihvida. Siia panen veits veel juurde seda resinit või vaiku nii-öelda. Lihvin ära, lakin ära, vaatab, milline jääb. Tellisin niisuguse kiti. Kitis on siis nii-öelda carbon fibri kiud nagu tükkidena. Et ei ole päris see riie, nagu see õige karbofiibrist tehakse neid paneeles. Siis mingi vaha siin see vaik ja põhimõtteliselt YouTube'is on kõik olemas, Easy Composites lehel olemas, kes tahab proovida midagi niisugust teha näiteks. Mõni päev on möödas nüüd, või 2 päeva põhimõtteliselt eile käisin pritsisin need sillatala ära, käänmikud, pidurikelgud, värvisin ära, täna saab kokku hakata vaema. Jäi suht siuke normaalne, ma ütleks, kuskilt jooksma ei läinud. Natuke pehme veel on, eile õhtul värvisin, aga ma arvan, et saab kokku panna ja pilli ratastele. Ja siis ma proovin esimese ühe tiiva laiendi külge ja siis ma saan panna seibidega. Seibid nagu flantsi asemele, et ilmselt on mingi flantsi vaja siia ette, et vaadata, kuidas see fitment jääb. Perfect. Perfect.
jäi suhteliselt viisaks, ilus puhas nüüd. Et kui midagi on, siis kannatab midagi teha ka siin, et ei ole küll kõik hästi roostes ja tuleb mingid kokku jooksul paika panna mingi silma järgi enam-vähem. Ja kunagi nagunii sillast endi minema. Proovin siin seda tiivakaart peale. Lõikasin siin veits ära seda. Algus panen ikkagi mingite kruvidega lihtsalt selle kokku, et oleks see nagu pilt ees, milline ta jääb üldse. Siis selle järgi flantsid võtta. Ja lihtsalt hiljem siis tuleb tiiva sisse augud puurida ja panna need tõmbemutrid. Ja siis poltidega üldse kinni tiib. No praegu on ikka raske öelda, et ta on liiga kõrge, et sellest ilusti aru saada. Ma arvan, et peab selle mootori peale saama ja siis vaatama üldse. Ma võibolla lasen 3D printeriga mingid siuksed ajutised flantsid 5 milli kaupa, et mis siia hiljem sobida võiks. Kuna kui ta madalamaks läheb, siis 46 lükkab natuke nagu kämberit ka juurde, ehk siis ta läheb natuke veel sisse poole. Tahaks, et ta oleks ilusti nagu selle tasa selle äärega. Nüüd on lihtsalt taha ka vaja laiendeid. Ilmselt tulevad Poolast need M-Way omad, kes Night Ride'i on vaadanud, siis seal Bugi ja need kasutavad enda bemmide peal, nüüd nad teevad 46-tele ka M3 stiilis tagumisi neid Fendereid. Ma arvan, et ma selle osaga lõpetan ära praegu. Tuleb ilmselt suht siuke väga lühike, väga palju ei filminud. Vähemalt on nüüd sillad tehtud, et see veerev osa on korras. Teoorias on justkui nagu ettevalmistus tehtud ka selleks, et kui peaks kunagi semiproosse näiteks minema, et siis neid sildasid saab seal kasutada, et kõik on värvitud ja polupuksidel taga lihtsalt oleks vaja üks kaigas veel ära vahetada, mida street klassis ei ole lubatud teha. Ma arvan, järgmises osas ma ilmselt teen mingi võibolla pidurid ja mingi sisu asjad, istet oleks vaja, rool, shifterit veel vist. Teoorias saab isegi shifteri paika, tuleb lihtsalt hiljem käigukasti pealt see hoovastik regulitav võtta, et ma ei tea, kui kaugele ta jääb. Näiteks, et kui tuleb see uut set ikkagi vist, et see kasti adapter, et kas ta viib teda nagu palju kaugemale poole, et see tuleb ümber teha, aga see on üsna lihtne asi. Siis tuleb taha vist ilmselt tõmbab mingi alumiinium selle pleki. Kus see tagaistme koht on, selle ära katta pagassi põhi alumiiniumist ja akukast. Siis tuleb aku sisse viia ja siis kunagi hiljem millalgi mootorit ka tegema hakkama. Aga ma ei tea, järgmise korrans. Davai.